Hello, how are you? Ma tean, et nagu osa tahtsid mingit levivloogi, et nagu what I do in my day, aga we are not doing that, kuna ma ei viitsi hommikuti filmida, kuna ma olen hommiku inimene, seega te saate vloogi alates kella 3:30. Ja tegelikult ma lähen, praegu on esmaspäev ja pühapäeval ma lähtan Tallinnasse, seega nädal aega levil, enne kui ma lähen nahhui. Ma olen 7 päeva tööl, mul on laupäevast reedeni, täna on esmaspäev. Hetkel nagu 3 päeva järjest pikad tööpäevad, meil on kas lühikesed või pikad tööpäevad, mul on ainult pikad olnud ja ma olen väsinud, mul on kõrv, ma pole vahendanud, ma lihtsalt tahan puhata. Swag! Homme mul on tehniliselt võttes viimane tööpäev ja mul on nagu 4-tunnine tund, nagu meil on maksimumpikkusega tunnid on 3 tundi muidu, aga see on 4-tunnine, need on eestlased, kõigepealt ma võtan nende 4-aastase ja siis 3 tundi ma olen nagu täiskasvanutega, lihtsalt sõidame ringi. Ja siis mul peaks olema, nagu mul on olnud nüüd 7 päeva tööd järjest, nagu koos homsega on 7 päeva tööd järjest, mida tegelikult ei tohi olla, nagu nädalas peab olema 2 puhkepäeva ja ei tohi olla üle 3 pika päeva, ehk siis üle 3 8-tunnise päeva nädalas. Et on nagu 8-tunnised ja 6-tunnised päevad, aga mul on see nädal olnud 6 8-tunnist tööpäeva ja 1 7-tunnine tööpäeva. Nagu I love it, ma armastan oma tööd, lihtsalt külm on, nüüd nagu keeras külmaks, eile olid vihmalised ja mul on täiega külm kogu aeg. Ja näiteks täna hommikul pidi olema 1 vaba lesson, mille Kati meelega jättis mulle nagu vabaks, aga siis ühel Brit-grupil neil oli abi vaja ühe täiskasvanuga, kes esmaspäeval oli kukkunud ja nüüd oli täiesti siuke nagu shaky ja kartis, siis ma läksin teda aitama ja siis me jõudsime hoopis ühele järgsemale nädalale ja see oli mega külm. Siis mul on täiega külm ja mul on põlved valusad ja lihtsalt see iga päev 8 tundi mäel suusatada. Ja mitte lihtsalt suusatada, vaid lapsi tõsta, täiskasvanuid üles tõsta. See on raske füüsiline töö. See ei ole nagu lihtsalt nagu workout'i mõttes, vaid nagu see, et samal ajal on külm ja samal ajal sul on 5 kilo riidid seljas, sul on rasked suusasapid jalas, sul on rasked suusad, mida sa pead tassima ja jalga panema. Kogu aeg on kiiver peas, kõik need asjad, et jah. Seega mul on hea meel, et ma saan 8 nädalaks koju. Et ja, issand, ma ei olegi vahepeal videot teinud. Ma olen levil, ma olen suusainstruktor, ma olin eelmine aasta samuti levil ja nüüd ma tulin tagasi, kuna minu ülemus väga ilusti küsis mul 3 korda ja siis ma olin nagu okei, ma tulen ja ma nagu ohverdasin, nagu ma tulin siia ja siis ma ohverdasin Tallinnas erinevad üritused, show'd, podcast'id, ma kõik ohverdasin lihtsalt, et tulla siia, kuna ma armastan oma tööd ja siis ma olen siin märtsi lõpuni. Ja aga ainuke deal, kuidas ma siia sain, oli see, et mu pere oli nagu, et okei, aga seekord sa võiksid olla nagu sünnipäev jõuluus aasta meiega. Mul on sünnipäev on päev enne jõule. Seega ma ütlesin ülemusele, et sorry, aga hooaja kõige kiiremal 2 nädalal ma pean olema kodus. Ma ei saa tööl olla. Väga õnnelik ta selle üle ei olnud, aga piletid on mul olemas, lendan pühapäeva õhtul Tallinnasse. Ja esmaspäeval on mul sünnipäev. Et jaa, ma olen 21, ma olen vana, aga ma ei ole vana, kuna ma olin eile mu oli tund, mul oli isa ja tütar oli 5-aastane, Hena Inglismaalt ja 5-aastane ja siis ta oli mingi, et Miss Annie, how old are you? You look 9. Siis ma olin nagu, you are not wrong. Kuna ja eriti nagu mõtleb nagu roosa müts, siis kiiver on ju siin mingi roosa see puhver ümber kaela on ju, juuksed on mul alati pipipatsis,
Need on by the way natural look'id, ma pesin juukseid, need ei ole pipipatsid, et pipipatsidest nad on nagu teismoodi. Et siis jaa, ma näen suht laps välja. Mis on natuke naljakas. Nagu mõtled, nagu kõik teised instruktorid on suured mehed, 30-ndates, 50-ndates, üks on isegi 60 ja siis olen mina. Ma olete näidanud mulle nii relaxed ja nii rõõmus. Nii tore on vahelduseks Tallinnast eemal olla. Kuna siin see õhkkond on hoopis teine, töötaja on hoopis teine kui näiteks Helsingis ja Tallinnas, kui ma olin 1 aasta, ma olin ettekandjana tööl, siis seal on kogu aeg on ju lõuna 20 minutit, jälle jooksed oma taldrikute ja asjadega on ju, kõik karjuvad, kõik on nii pisi, suurlinna elu, mis seal ikka teha. Ja siis siin lihtsalt sul on lesson, sa võtad oma väikse lapse või pere või edasi jõudnud suusataja, siis rahulikult võtad suusad selga, lähed kõnnid, väike small talk, kes räägid, chatid elust, suusad jalga, bla, järgmine asi, rahulikult on ju. Nüüd tuleme rahulikult nõnvasse alla, seletad tehnikad on, mis mu lemmikosa, kuna nagu nüüd mul on nagu tehnika nagu pisidetailideni, ma olen seal lahti võtnud, ma tean täpselt mida, kuidas kõik töötab. Ja siis nagu nüüd ma olen juba nii pro, et ma lihtsalt käigu pealt mõtlen nagu täiesti uuesti nagu just nagu lastele nagu siukseid ülesandeid, et ala, et nagu nad sõidavad slaalomit on, nad sõidavad niimoodi, et nagu iga kord, kui nad istuvad, nad peavad high five tegema on ju. Või siis nad teevad niimoodi on ju ja siin annavad high five. Või siis, et kõik on rea, siis üks tuleb siit järgmine, siis teistpidi järgmine, et nagu miks ma annan ära kõik oma salajased exercise praegu, et ja tunnen ennast nagu täiega nagu mingi pro-treener. Ja nüüd ma loogiline mõtlengi, et nagu mida ma edasi teen, nagu jaa, okei, ma lähen ülikooli, okei. Aga mida ma selle suusatamisega teen, nagu kas ma hakkan järjest litsentse peale laduma, lihtsalt teen järjest kõik ära, kuni ma saan lõpuks FNASi ja IC memberiks ja võib-olla at some point ka nagu instruktorite treeneriks. See on nagu väga nagu, see tähendab seda, et ma peaksin elama kas Alpides või Soomes ja nagu aastaringselt sellega põhimõtteliselt tegelema. Ja siis vahepeal ma mõtlesin üldse, ma lähen ajateenistusse, hakkan tegevväelaseks ja lähen Tartu kõrgemasse söökooli. Nüüd see on vist äkki Kaitseväe Akadeemia. Väga palju mõtteid peas. Nagu see on nii haige, kuidas nagu 1 aasta mõtled, et et davai, ma järgmine aasta hakkan sinna ja sinna plaanima ja siis, kui see kuupäev jõuab lähemale, siis on nagu äkki ma tahan hoopis seda teha. Siis, kui sa oled multitalent. Ja kui ma olen aru saanud, et mul on nagu crazy lihased, see on nagu kõige haigem on see, et ma olen alati, miks mul on anoreksia oli, kuna ma tahtsin olla täiega skinny. See tuli ilusutamises, bla, tantsukool, särgid-värgid on ju. Ma tahtsin olla kogu aeg skinny, ma tahtsin, et ma oleks taike, ma tahtsin, et ma saaksin oma käesid nagu ümber panna on ju. Ma tahtsin, et nagu ma saaksin niimoodi teha, okei, need on mul nagu geenidest, ma arvan, mul on nagu suhteliselt väiksed randmed. Ja siis ma tahtsin, et mul oleks taike, kuigi nagu ma olen nii lühike ja mul on nii lühikesed jalad, et mul on võimatu, et mul oleks taige. Nagu ma peaksin kaaluma siis umbes 43 kilo. Aga küsige, kus ma tean, et täpselt nii palju. Nagu ma ei ole kunagi appreciate on seda, et mul on iluusutamisest ja tantsimisest üldse nagu massive thunder thighs. Okei, need on nüüd kahanenud viimase paari aastaga, kui ma olen nii aktiivselt nagu reaalselt professionaalse spordiga tegelenud, aga nüüd nagu praegu see annab tunda nagu need teksad, mis ma ostsin mingi 2 kuud tagasi, vähem, 1,5 kuud tagasi teksad, mis ma ostsin. Nüüd ma panin need just äkki mingi eelmine reede panin jalga ja need on taumiku ja kintsud ümber juba kitsaks jäänud. Nagu ma tunnen lihtsalt, kuidas mul nagu kints punnitab, on nagu lihas nagu pressib välja. Ja sama on nagu säärlihastega ja sellega siin, et nagu ma ei tea, miks on alati niimoodi, et siis kui sa oled musklis, sa tahad olla täiega skinny. Ja siis kui sa oled skinny, sa ei saa aru, et sa oled mega skinny.
Ja mul on see, et kui ma olen skinny, siis ma tahan oma tagumikku tagasi, kuna iga kord, kui ma alla võtan, mu tagumik aina nagu kaob ära. Ja nüüd mu tagumik ja kintsud tulevad nagu vaikselt tagasi ja nüüd nagu ma juba tean, et mingi 6 aja pärast ma olen nagu, ma tahan olla skinny. Nagu isegi praegu ma olen jumala mustris, ma saan jumala hästi tööd teha. Ma olen nagu, tahan tegelikult juurde võtta, kuna siis mul oleks palju lihtsam oma tööd teha. Aga ma olen selle asemel alla võtnud, kuna ma ei jõua nii suure hooga süüa, kui ma reaalselt ära kulutan iga päev. Nagu ma ei taha hakata üle sööma ja ma tahan nagu aeglaselt suurendada koguseid, kuna muidu on see, et mul lihtsalt nagu flipib siin ära ja siis ma hakkan jälle uuesti näljutama ennast, on ju. Tere, see on anoreksia, mitte anoreksia, vaid üldse nagu söömishäired. Ongi see, et kui sa teed liiga drastilisi muutusi, siis sinu ju kardab, et ta on kaotamas kontrolli, siis et saada kontrolli tagasi, sa manipuleerid oma toitumist. Kuhu ma jäin? Ja siis oligi see, et nagu ma teadsin, ma tulen Tallinnasse ja Tallinnasse tähendab seda, et ma käin kogu aeg väljas, näitan oma nägu, mul on vaja videoid filmida, mul on vaja pildistamas käia erinevate fotograafidega, erinevaid asju teha. Ja ma tahan alati välja näha nagu top notch, on ju. Ja ma kardan ilmselt seda, et kui ma nüüd võrreldes eelmisega näen thikim välja või et mul on rohkem lihast, siis nagu in my mind inimesed arvavad, et ma olen juurde võtnud ja ma olen paksuks läinud. Mis on lollus, kuna ma olen lihtsalt trenni teinud. Seega ma tahan sellest mindsetist siis üle saada, saad aru, mida ma mõtlen. Kui teid huvitab, miks ma räägin nii vaikselt, siis mu kõrvaltoas elavad Andrei ja Paša ehk Pavel. Mõlemad on venelased, üks on Valgevenest, teine on Sankt-Peterburist. Kõige toredamad, no mitte kõige toredamad, Deniss, minu homie on nagu kõige, aga nad nii naljakad, näiteks nagu Paša on käinud pangas, nagu Soome pangas, ta peab Soome panga tegema, et Levi saaks kanda talle nagu palka üle. Ja sellega igavene jama olnud, siis ta nad ootasid telefonikõned ja need ei helistanud. Siis ta lihtsalt marsis mööda Zero Pointi ringi omaette nagu sõimas vene keeles. Ma lihtsalt üritasin, kuna ma sain nagu enam-vähem aru, nagu tema aktsent ei ole nii tugev minu jaoks kui Andrei oma. Andrei, tal on mingi valgevene aktsent tegelikult, ta kuidagi nagu ei häälda sõnu nagu väga lõpuni välja, ta räägib siit kurgust, siis ma mõtlen, što? Ja Pavel käis ringi ja sõimas omaette kõike, siis ma sain aru ja siis ma ise esitasin, siis jah, tore oli. Ja siis köögis on hetkel Ilona on mu roommate. Kui Camillaga eelmine hooaeg meil jäime nagu kogu aeg niimoodi, siis mul viskas täiega üle, mul viskab väga ruttu inimestest üle. Ma arvan, see on kõigil niimoodi. Selles mõttes, et kui sa elad inimesega koos, Ilonaga on see, et me hoiame siukest distantsi, me ei kõnni koos käest kinni tööle, vaid hommikuti on see, et nagu kõik, kes siin majas elavad, on ju, Andrei, Pavel, Ilona, Kim, nagu me kõik läheme erineval ajal tööle, sõltuvalt sellest, mida on hommikul teha vaja, oma toimingud. Mul meeldib olla Zero Pointis varem, kuna seal ma joon oma 2 hommiku kohvi, on ju, ja selleks ma võtan vähemalt siuke 20-25 minutit. Pluss ma olen lazy, ma võtan staff room'ist oma saapad kaasa, mitte ei pane neid jalga, vaid ma võtan Zero Pointi kaasa ja siis Zero Pointis panen need viimasel hetkel jalga. Kuna ma ei viitsi läbi lume nagu saabastega ekstra kõndida, pluss need päevad mul 8 tundi jalas olema, seega ma väga appreciate'in seda aega, nagu kui ma saan olla tossudes. Ja ongi Ilonaga nagu me ei käi väljas, kuigi kui oli pikkujoulu, siis Ilona jõudis hommikul koju. Nagu ma olin mures, ma magasin ja teda ei olnud ja ma ärkasin mingi 5 korda üles, ma olin nagu, kus ta on, kas ma peaksin helistama talle, kuna Camillaga ma olin nii harjunud olema see emme, kes nagu helistas ja otsis ta üles ja tõi ta tööle enne, et nagu ta ei saaks kinga vaata. Aga Ilonaga oli see, et ta tuli hommikul mingi inimese autoga, temaga on kõik fine, ta on nagu täiskasvanud inimene, vaata. Mul hetkel ei tule pähe rohkem midagi väga tarka või erilist, seega ma panen siia lõppu mingeid ilusaid klippe, mida ma teen tulen. Kui ma ei tee, siis järelikult ma ei viitsinud teha või siis on nii külmaks läinud vahepeal, et mu telefon paneb aku kokku. iPhone'id elu, kui siin on üle -10, siis iPhone'id ei tööta. Also, #healthyhair, nagu vaadake seda juuksepahmakat lihtsalt, nagu kas te mäletate, mul oli nagu kunagi 3 karva peas. Kunagi, eks nagu aasta aega tagasi, enne kui ma lõikasin, nagu we are living for this.
stupid boarding data neile. Oli tore chattida, ilmselt järgmine video tuleb siis, kui ma olen Tallinnas, kuna seal mul on oma ruum, kus ma saan filmida ja seal mul on hoopis teine content juba välja mõeldud, nagu content, mida ma siin väga teha ei saa, bussida ja suusavideoid ma hakkan tegema siis, kui ma olen Tallinnas tagasi levil. Also, üks fänn, ta ei ole fänn, ta on lihtsalt üks härrasmees, kes on väga kaua jälginud minu kanalit ja igal pool Instagramis, Snapchatis ja siis ta kuulis, et üks inimene küsis mulle kingitud kella endale tagasi. Siuksed inimesed eksisteerivad ja ma andsin sellele inimesele tema kingitud kella tagasi ja siis mul ei olnud enam kella. Noh, mul on kell, aga siukest nagu igapäevast siukest naissi vaata. Fänn saatis selle mulle. Ja ta saatis mulle teise kella veel ja selle ta saatis Tallinnasse, et ma saaksin selle oma sünnipäeval kätte. Ütleme niimoodi, et kui sinu mees kingib sulle nüüd ühe asja 2 aasta jooksul ja alati viriseb selle üle, et nagu kes maksab ja kes plekib ja siis sina plekib tema eest ja siis tema plekib nagu mingi 5 korral 20 plekib sinu eest ja siis ta nagu tuletab sulle kõiki neid kordi meelde kogu aeg lihtsalt mingi mäletad, kui ma siis sinu peale raha kulutasin, mingi mäletab, ma ostsin sulle selle kella ja bla bla onju. Siis drop that guy, lihtsalt on väga palju teisi inimesi, kes ei pea isegi olema sinu mehed, kellele sa ei pea mitte midagi tegema, siis pead eksisteerima, sa pead ilus olema, sa pead tootma content'i ja saadavad selle asju. Pluss on olemas bränddiilid onju, nagu ma ei tea, Daniel Wellington hit me up, mis sest, et Daniel Wellington väga ei ole nagu minu stiil, pigem nagu Michael Kors and Borderman onju. Know what I'm saying, Rolex, know what I'm saying. Järgmine video tuleb varsti, ilmselt tal on mingi Christmas birthday haul. Ma tellisin ise endale sünnipäevaks asju, kuna ma also minu eks oli nagu, et miks sa ostad endale riideid, miks sa selle peale raha kulutad mingi, vaata ise kannab mingi 3 outfit'i 5 aasta jooksul onju. Siis ma nagu üritan saada sellest just üle, et ma enda peale raha ei kuluta, kuigi ma tegelikult teenin nii, et ma võiksin endale võib-olla vahest asju lubada. Ja siis ma tellisin endale 1 dressid ja 3 paari jalanõusid nagu endale kind of nagu sünnipäeva kingitusena. Seega need tulevad järgmises videos. Palun vabandust, et ma ei ole pikalt postitanud. Ma üritan uuesti saada oma rütmi sisse, vibe'i sisse onju, et ma tahan alati olla filmides väga heas headspace'is ja ma hakkusab kohe tühjaks. Seega ma armastan teid kõiki ja see you soon. Teil on seal 4 kraadi, mul on -14.